Keskaegne Liivimaa. Maa, kus kohtusid ristisõdijad, kohalikud hõimud, piiskopid, orduvennad ja kuningad. See oli aeg, mil kujunes välja Eesti ala keskne poliitiline nägu. Aga kuidas seda maad valitseti? Ja miks puhkes siin üks Eesti ajaloo kuulsamaid ülestõuse? Jüriöö ülestõus. Rändame koos 700 aastat tagasi. 13. sajandil tekkis ristisõdade tulemusel uus ala, Liivimaa. See ei olnud riik, vaid mitmest tükist koosnev maa. Igal alal oli oma valitseja, piiskop, ordu või Taani kuningas. Ometi kujunes välja ühine kultuuriruum, sest vallutajad saabusid samast Euroopa piirkonnast ja tõid kaasa sarnased seadused, kombed ja arusaamad valitsemisest. Kohalikud eestlased pidid uue korraga kohanema, kuid paljudes kohtades jäi alguses alles ka vanemate roll. Liivimaa jagunes 5 piiskopkonnaks ja Saksa orduvaldusteks. Piiskopid olid nii vaimulikud juhid kui ka ilmalikud isandad. Saksa ordu oli sõjaline organisatsioon, mis valitses suuri alasid Põhja-Eestist Lätini. Lisaks oli siin Taani kuninga võim, eriti Põhja-Eestis. Kõik need jõud püüdsid oma mõju laiendada. Piiskopid ja ordu vaidlesid sageli selle üle, kelle sõna maksab rohkem. Nii kujunes Liivimaa sisepoliitika täis pingeid ja rivaalitsemist. Keskaja jooksul tõusid esile uued tegijad, vassallid ja linnad. Vassallid olid maahärrade sõdalased ja maaomanikud, kes said järjest rohkem õigusi. Nad moodustasid rüütelkonnad, mis hakkasid poliitikas kaasa rääkima. Linnad, eriti Riia ja Tallinn, olid kaubanduse keskused. Nad tegid omavahel koostööd Hansalinnade võrgustikus. Nii muutus Liivimaa valitsemine mitmekesiseks. Piiskopid, ordu, vassallid ja linnad pidid üksteisega arvestama. Keskaegses Liivimaal ei olnud ühtainsat pealinna ega üht valitsejat, kes oleks saanud kõigile käske jagada. Selle asemel koosnes maa mitmest iseseisvast võimukeskusest, piiskoppidest, ordu maameistrist, vassallitest ja jõukatest Hansalinnadest. Igaüks neist kaitses oma õigusi ja oma rahakotti. Ainus koht, kus kõik need seisused pidid ühte ruumi tulema ja üksteisega silmast silma rääkima, oli Liivimaa maapäev. Siin arutati kõige tähtsamaid küsimusi, kui palju makse koguda, kuidas kaitsta maid vaenlaste eest, milliseid teid ja sadamaid parandada ning kuidas lahendada tüliküsimusi, mis olid tekkinud piiskoppide ja ordu vahel. Otsustele jõudmine oli aeglane ja keeruline, sest igaüks tahtis oma huve maksma panna. Piiskopid rõhutasid kiriku õigusi, ordu nõudis sõjalist korda, linnad kaitsesid kaubandust ja vabadusi, vassallid aga oma pärusmaid. Kuid just see mitmehäälne arutelu hoidis Liivimaa koos. Maapäev aitas vältida sisemisi sõdu, leida kompromisse ja hoida tasakaalu nende vahel, kes muidu oleksid kergesti relvade poole haaranud. See oli koht, kus Liivimaa püsis veel ühtsena, vähemalt nii palju, kui see üldse võimalik oli. 1343. aastal puhkes Eesti keskaja kõige ulatuslikum ja dramaatilisem ülestõus, Jüriöö ülestõus. Selle juured olid sügaval rahva mälus ja igapäevaelus. Eestlased olid kaotanud oma maa, pidid täitma raskeid teotöid ning maksma koormavaid makse. Lisaks tundsid nad, et võõrvõim surub neid järjest tugevamalt alla ja nende õigusi ei kuulata. Ülestõus algas ööl vastu jüripäeva, kui Harjumaal süüdati märgutuledeks küünlad ja anti salajane signaal tegutsemiseks. Rünnati ordu vasalle ja mõisaid, lootes taastada oma vabadus. Mõne päeva jooksul levis ülestõus ka Läänemaale ja Saaremaale, kus rahvas ühines lootusega, et vana kord võiks muutuda. Kuigi ülestõus suruti lõpuks veriselt maha ja selle juhid hukati,
jäi sellest ajalukku midagi palju suuremat kui kaotatud lahing. Jüriöö ülestõus näitas eestlaste sügavat soovi ise otsustada, ise juhtida ja ise oma maa peremehed olla. Seesama vabaduse egatsus on kandnud meid läbi sajandite ja jäänud meie ajaloo üheks olulisemaks sümboliks. Liivimaa valitsemine oli keeruline ja killustunud, kuid just see keskaegne maailm kujundas Eesti ala poliitilise ja kultuurilise näo. Jüriöö ülestõus tuletab meile meelde, et vabaduse soov on olnud eestlastele oluline juba sajandeid. Jüripäev on hea hetk mõelda, kuidas meie ajalugu on meid tänasesse toonud.